liigas värava ära löödud ja 4. kord siis Flora algkoosseisus 17-aastane ründaja. Kiirelt enda kätte Mihhailov, Poom ja nüüd läheb sööt ja kas läheb läbi alamaale? Meetrit rahulik tulla, mitte kedagi peale ei olnud, just Javir ja seal on nüüd Flora mehi juba rohkem vastas. Ja ei pääse sealt löögile ja Musolitin! Mängu kell 5, siis on neil võimalus, vaatame selle olukorra lõpuni, kui see on... Kuraksin on löönud palju väravaid siin viimastes voorudes, aga siin on... Sapinen ja seal Kristo Tohver ka vileti anna, Sapinen vasaku peale üritab sättida endale nüüd Alamaa! Posti kaudu 25. minutil Sander Alamaa, 17-aastane ääreründaja, selle aasta teine värav, karjääri teine värav Premium liigas. Noored teevad, Sapinen, tahtsin just öelda, et magas selle olukorra maha, nii löögi olukorra kui söödu, aga lõpuks leidis seal viimases hädas söödu sõbrale ja siin kontrollitakse nüüd videokohtuniku poolt üle, kas see Sapinen... Musolitin, sünnipäevalaps palli taga ka Patrikejevs, lätlane, kes on löönud, Patrikejevs jookseb üle, Musolitin ja Musolitin löö! Ei lähe kaua, on harjutatud! Paar minutit tagasi rääkisime, et kas künnipäevaking tuleb või ei tule või peab selle ise endale välja nuiama. Aga mis siin nuiata, kui niisugune löök on jalas, see tuleb iseenesesse ja lõpuks võib-olla õhtul tortki lauale. No ideaalne karistuslöök Aleksandr Musolitinilt ja jälle pikk sööt ja peavad Flora kaitsed jooksma. Žabir väga osavalt võtab palli omaks ka Patrikejevs, tegelikult ära tuli korralik löök, mille Kivila nurga Alamaale edasi. Nüüd tuleb senderdus taha posti. Ei saanud tõuges löögile, aga Teeväli. Tuleb ohtlik sealt meeste tagant, tuleb posti kõrvale. Ja nagu kombeks on, siis Tohver ei tee teist nägugi selle peale. Kuraksin ja võtab nüüd ääre pealt ette ja lähebki mööda. Ja veel ja ilusti ja Poomile oli jala peale pandud. Keskkaitse hoopiski, et aga noh, Konstantin Vassiljev... Ja Žabir õigesti arvab ära ja nüüd Kivila jääb kaugele. Värav on tühja. Sapinine vastu võidab ja kohe kiirelt algatab ka vastu rünnakut. Sööt äärele Männilane, tõuges on ainult Žabiriga sinna keskele penaltipunkti läheb Kask! On siin kõrgel. Patrikejevs pakkus ennast. Ei andnud siht. Ja nüüd Patrikejevs, kas lööb ära? On vabasem ära! Ja veel võimalus ja jääb ette Teeväli. Väravaid ja võib-olla sellist väravaid nii palju ei ole tulnud, seda kiirust, mis noorena oli, ei ole nii palju kui Patrikejevs ja vasakuga. Vaata esimene aasta treener, eks ta elab rolli sisse. 9 kuud on juba aega sisse. Aga tekib võimalus, oi! Rommi siht ei olnud valmi, järjekordselt ära andnud, nii et kui ta on siin 14 väravat liigas löönud, siis on nüüd juba 7 söötu siht! Posti! Ja veel on võimalus Kaljul sealt tagant postist ja ta ise ei löö, eks just. Siht uuesti. Rommi sihil on ka nüüd mitu võimalust olnud ja pall elab seal Flora karistusalas. Männilaan! Mehi on karistusalas ka ja Alliku võtab ise ääre pealt ette. See on penalti! Kristo Tohveri käsi näitab penalti punkti peale. Tundus, et siin midagi vaielda ole. Allikule tuli geniaalne kannasööt seinasöödu näol. Ja siit kaugelt vaadatus tundus küll, et oli... Kristo Tohveril siis lõpliku otsuse ära teha. Ja lähebki vaatama. Mõtles ümber, jah. Ja läheb hoopis kollane kaart Rauno Allikule. Palli taga, päris palju mehi seal 5 kasti joone veel Kivila pallini ei ulata. Aga välja see karistusalast tuleb. Veel võimalus nüüd eemalt löök Musolitin. Mis asi see oli? Palju õnne sünnipäevaks öeldakse selle kohta. 21. sünnipäeva saab ikka täna päris korralikult tähistada ukrainlane koos meeskonnaga vist, kui see asi nüüd nii jääb. 83. minut ja mulle tundub, et kui see asi nüüd nii jääb, on meil ka mängu parim vaieldamatult olemas. On olemas ja on küll pühapäev, ei tea, kui tõsiselt seda sünnipäeva tähistada saab, aga sellest piisab ka, kui siin 2 meetri pealt niimoodi karistuslöögi puhul nagu madalaks jäänud. Ja võimalus Männilanel ja lõivis tõuge pihta, aga rünnaku olukord jätkumas. Siht ja madalalt ja kas saab siit veel värava kirja Kalju ja Männilan ka ja see on võrgus, lipp küljekohtunikul püsib all. Läheb ilutulest ikka värava taga käima ja tundub küll, et Kalju hakkab siit ikkagi võitu ära võtma. Kalju hakkab siit võitu ära võtma ja Flora kaitses on augud sees ja nüüd see väravaesine põrkepall seal põrkab sisse. Andreev muidugi väga palju ei tähista, käed on laiali, millegagi ta rahul ei ole. Või nagu jalgpalliliselt keerulisem sooritus ja siin on võimalik liiga esimene värav ära lüüa. Ei! Ma saan aru, Markus.
No nii, Kreida annab selle palli ka. Ja palli värava ees olemas ja kas söövad sisse Alliku jääb ette vist tundub. Ja nüüd Andreas. Alliku. Aga soovime siis Nõmme Kaljule õnne. Kristo Tohver on lõppepõli andnud. Nikita Andreevi meeskond saab jagu meil FC Florast, nii et sel aastal nende omavahelised mängud jäävad siis 2-2. FC Flora peatreener Konstantin Vassiljev. Esimene poolaeg 1-1, teisel poolajal paistis, et Kalju lihtsalt tekitas rohkem võimalusi ja nad lõid need lõpuks ka ära. Et kas teisel poolajal, kas te jäite alla Kaljule praegu lihtsalt? No raske öelda, kas jäime, ma arvan, see 1-1 seis oligi selline, et võib-olla kes lööb, see arvatavasti võidab seda mängu. Meil olid mingid head rünnakud, ütleme niimoodi, mida me ei suutnud lõpetada konkreetsusega ja kindlasti teine värav ristnurka pole midagi öelda, et sellisest juhtuvad ja siis me natuke võtsime rohkem riski ja siis võib-olla see kaitses olime natuke raskustes, et see võib-olla kolmas värav pigem selle tagajärg, mis lihtsalt see olime kaotseisus. Teil on selles mõttes, ma ei taha siin haava torkida, aga natukene valus nädal on vist olnud, et kõigepealt Levadiale ja nüüd Kaljule, et teil tõotab eest tulla päris vinge hooaja lõpp selles mõttes, et võidud on tähtsad. Jah, selles suhtes jah. 2 suurt mängu on kaotatud, samas... Aga esikohal olete selles mõttes ikka? Ja, et see oli teada, et ega see nii lihtsalt ei tule ja need mängud võivad sinna ühele poole või teisele minna, et täna läks nii ja peame nüüd puhkama. Päris tugev seeria on meie tagant ja siis nüüd valmistame järgmiseks mänguks. Edu ja head puhkust teile, treener Vassiljev. Võtan selle. Võtame Nikita Andreevi ka, Nõmme Kalju peatreener. Tervist, treener. Nikita, teine poolaeg, esimene poolaeg oli 1-1, teine poolaeg paistis, et olete väljakul lihtsalt parem meeskond. Kas tegite mingi taktikalise muudatuse või lihtsalt realiseerisite ära? And this is derby. We prepared this game not from the championship perspective. We prepared this game like a derby. Yesterday we watched a good game, Real Madrid, Atletico Madrid, and just for this game we push the players to give maximum. And then today our day and one of the best performance of this season from our team. And I think we deserve today win. We control the game, we dominate, we create enough chances. Bravo. I want to see this team every weekend. Ülejäänud hooajaks 3. koha võitlus Paide linna meeskonnaga, olulised mängud on ees, tuleb lihtsalt võita. Of course, we have our goals. We have 6 games to our goals, and then we have to win 6 games, and this is our goal, and then we will see in November where we will be. Aitäh ja edu hooajaks. Nikita Andreev kiitis oma meeskonna ja ütles, et see oli hooaja parim esitus võib-olla isegi ja nende eesmärgid on kõrged, aga nüüd on vaja hooaeg lõpetada. And now I have Alexander Musalitin. Can you grab this mic, brother? Yeah. Vene keeles. Alexander räägib vene keeles. Так, в первую очередь, с днем рождения. Спасибо большое. Так, скажи, какие эмоции чувствуете? Эмоции. Не. Да, эмоции хорошие, в принципе. Самое главное, что 3 очка. Я опять рад сидеть здесь, опять рад получить статуэточку. Очень хороший день сегодня. Лучший день рождения, наверное, мой. Но какие голы, ну шикарно смотреть. Спасибо. Да, так, повезло, наверное, чуть-чуть. Немножко с фартом повезло. Но самое главное 3 очка, так что идем дальше, будем бороться за топ-3. Какой цель в этом сезоне еще есть? Цель, наверное, самые высокие. Ставим самые высокие цели, там уже посмотрим. Точно в топ-3 хотим. Показать хорошую игру, правильно? 100%. Так, у нас есть подарок для тебя тоже. Лучший игрок. Спасибо большое. И спасибо вам большое и удачи. Спасибо большое. Спасибо.